Vägi on läinud sinna mõõga sisse, läbi meistri, läbi maa-aluste ja läbi maaema. Au ja mõte. Ja õpetaja ütles, et kui see gaasituli tuleb, et siis kuradid löövad tantsu. Vot põhimõtteliselt meil on siukene mõõk tuleb. Teradeks on teras, keskel on siis 2 vinti keeratud. Niisugust varast, siis, mis koosneb siis nagu süsinikterasest ja pehmest terasest ja teraks tuleb siis nagu teras. Siin on siis keskel see soon, eks ole. Siis soomlastel oli ta niimoodi, et ta oli niimoodi vintis. No vintis niimoodi. Siis olid sirged jooned. Pikalt ja jälle vintis niimoodi ja jälle sirged jooned ja jälle vintis ja nüüd teine see soon oli siis täpselt niimoodi, et siin olid sirged jooned ja see koht, mis oli siin sirged, siis oli siin vintis. Igas asjas, mida Sepp teeb, on vägi sees. Mõõgaga samamoodi. Tavainimene tänapäeval mõtleb, et see mõõk on nagu iluasi. Ei ole, mõõka tehti konkreetselt tapmiseks. Tapariist. Luaga sa võid vorsti lõigata ja puud lõigata, aga mõõk on mõeldud tapmiseks. Ja see on nagu vastutus või selline nagu see pole isegi oskuses kinni, see on nagu mingi aukartus ka või selline asi. Vanasti oli veel eriti suur see aukartus. Inimene usaldab läbi selle mõõga oma elu Sepa kätte. Ma pähkleid järgmise aasta pähkleid ei näe raisk. Noh, tervis läheb järjest sitemaks. Mina ei saagi aru kuradi, kas ma siis pean sööma või ei pea sööma või
kuradi, täna peab minema arsti juurde ja kuradega rääkima, aga no ma olen proovinud selle arsti telefoninumbrile helistada, keegi vastu ei võta. Vesi otsa Lättast. Kuid on? Normaalne. Teed? Ei ole aega mitte. Vägi tulebki sellest mehest endast, et ega mina olen ka ju, ütleme, mina tunnen tema kõrval ennast, ütleme, noh, meist on saanud nagu head sõbrad, me oleme näinud küll 3-4 korda selle aasta jooksul, ma olen tal külas käinud mitu korda seal ja võtnud temaga koos viina ja rääkinud, helistab tema mulle või ütleme kas või paar sõna ja tunned, et kohe siuke hea kerge olu tuleb. Nii ma tunnengi seda väge kuskilt temast, et mul on abidest. Rokkarite eraldused, paikaritest, sa tead, mille pärast need eraldused? Mina tean. Oli 3 põhitunnust, miks helistati. Rokkaritele ei meeldi narkopoliitika. See tähendab, rokkarid ei tahtnud ise tarvitada narkootikume. No kanepit tõmbasid küll, aga nad ei tahtnud neid kõiki muid asju tarvitada. Teine asi. Rokkarid ei kandnud kusevärvi ehtrit. See on tõbedat. 3. asi, naiste poliitika. Siklimeeste põhimõte oli selline. Kui sa ei ole minu naine, kui sa ei ole minu sõbra naine ega minu tuttava naine ja sa istusid minu sikli peale, siis nahuja sa siia istud. Selleks, et sa mul keppi annaks. Ma annan sulle, teen sulle joogid, söögid, värgid välja, ostan sulle bussipileti ka koju, aga mis sa pead andma? Aga rokkarite põhimõte oli, et isegi prostituute, mina on rokkari esindaja muidugi. Me kohtleme prostituute ka nagu leidisid. See, et meil on sellised ehk siis praegu nagu, see on nagu vähe protestivaimu näitama sellega välja, et mitte me Hitlerit nüüd fännaksime nii hirmsast, vaid see on see protestivaim, kuna ta on keelatud ja kuna Hitler ajas rohkem seda nagu rahvuse asja, siis mina olen selles suhtes ka, et mina ei poolda Euroopa Liitu, mina ei poolda seda sigri-migrit, kugri-mugrit ja kõiki neid asju. Mul ei ole need neegrid ja muude rahvuste vastu, kui nad seal oma maal elavad ja väga kiht on, las nad tulevad vaata, kuidas meie elame ja lähevad tagasi. Palju külalisi ja ära kasuta teravaid asju üldse auku löömiseks. Mul on igasuguseid, mul on 4 tükki erinevaid kodus veel. Üks on ümar ka niisugune natukene. Ei, ta peab olema nüri ikkagi. Ta ei terav ei tohi olla üldse. Nüri. On, jah? Ja avade löömiseks, nagu mulgustamiseks, kõik on nüridad. Selge. Mitte, ma võin sulle pärast seppigas näidata, kui suur vahe on sellel. Vaata, asi on selles, kui ta on terav, siis sa pead seda millimeetri pealt. On küll, ja. Aga kui ta on nüri, siis on sul see põhimaht on olemas, ta lööb sealt tüki välja väikse, aga ta jääb alati õieti. Siis on lõiketangidest tehtud pihid. Aga miks sa lõiketangidest neid teed? No igasuguseid pihtisi peab palju olema. Ja seda küll, aga miks sa neid lõiketangidest teed? Pihti on ju nii lihtne ise teha. Ma tean, aga ma tegin ka selliselt, isegi lahti ei pea võtma. Ei, no seda küll, aga saad aru, noh. Lööd otsad ära ja pärast lihtsalt rihid. No jaa, aga kurat, ikka pihid peaks nagu ikka ise tegema. Ma võtsin näitena kaasa, et lihtsalt niimoodi. Jah, et neid peab ikka ise tegema. Sa ise ei ole teinud või? Pihte ma pole ise teinud. Ma näitan, kui lihtne see on. Ma olen näinud filmi. Pohhui see film raisk. Ära kuradi neid... YouTube'is on. Neid kuradi kaameramehi eriti usub. Minu õpetaja ütles niimoodi, et kui sa hakkad sepaks tahaks ise õppida, siis tegelikult, kui sa oled terav pliiats, siis sa jõuad kõikide asjade peale ise. Jah, ongi küll. Jaa,
aga see võtab jube palju aega. Lihtsam on õppida kohe selle käest, kes teab. Absoluutselt, minu õpetaja oli 5. põlve sepp, see kujutab pilti. Kogu pere läks Siberisse sellepärast ainult, et seppasid oli kaevandusse vaja. See aasta saab ehk lõpuni valmis, see sõnad ja värgid. 78 aasta kädilek. Võtsin tiivad küljest ära, vaata, mis sees on. Roosted täppi kõik. See on kinnine ruum. Täitsa kinnine ruum. 78 aasta. Tehase värvi. Ja vaata, kus on seest on kõik säilinud. Sellepärast ma neid Ameerika autosid armastan, et nad on mugavad, stiilsed ja nad ei roosteta. My first steps and father held my hand. Took my first steps on my way to be a man. Trod the soil with my first pair of shoes. Trod the soil that I never want to lose. My life is here and here I wish to die. It's the place my fatherland. My life is here, and here I wish to die. It's the place my fatherland. Mina kuulun Natsionaalsosialistliku parteisse alates 89 aasta, küll Rootsi Natsionaalsosialistliku parteisse, mitte Eesti omasse. Ja 99. aastal, kui ma sain siis nagu lõpuks nende nagu on kamraadidega kokku rootslastega. Nad ütlesid niimoodi, lõpetage see tiblatamine omal ära. Tänapäeval omab tähtsust ainult nahavärv. Kui on valge, puhku, mis veel ta kodus räägib. Kui ta on valge, siis on valge. Õpetavani vanakooli alusel. Mina tegin minu õpilase ajal, mina olin pool aastat olin õpilane, iga hommik ma läksin tööle, võtsin bussi, tegin laastud, siis võtsin taku, keerasin taku kokku, see oli siis nüüd salpeetriga määritud takk. Võtsin 8 ümarraua ja lõin seda nii kiiresti, et see läks punaseks, panin taku õõguma ja nii tegin tuld pool aastat. Tikutops oli äsi ääre peal. Vanamees kottis mind niimoodi, et tema õpetas mulle eriala, õpetas töösse suhtumist ja õpetas mulle ka vaimseid väärtusi, eks ole, maausk ja asi ja tema eks ma olin niisugune pätipoiss, tead, sellel ajal, niisugune naaskeld, et eks ma olin nagu pätistunud ja siis ta võttis mu nagu Rubiku kuubiku, tead, lahti, tead, osadest ja pani uue inimese kokku. Ja nüüd, kus ma olen 54-aastane, ma olen aru saanud, et ta ei ole öelnud mitte ühtegi asja valesti. Terve see aeg, kui ma mõõka keedan, ma hommiku söön tüki leiba ja joon peale sooja vett. Õhtul enne magaminekut söön ainult tüki leiba ja joon kuuma sooja vett. Kõik rohkem ma ei söö päeva jooksul. 4. inimene on terav, ta meeled on teravad. Mõõga keetmisse ajal ei tohi naisterahvast kasutada. Sa ei tohi kellegega mingisugust lepingut teha.
no mingit ärilepingut või üldse lepingut. Sa ei saa kellelegi midagi lubada. Seda peab hakkama testima ka seda materjali veel raisk. Sest kui ta karastub, siis on perses raisk. Mingil määral ta võib karastuda, aga kuradi parem on, kui ta üldse ei karastuda. Minu õpetaja kutsus karuteraseks seda kuradi. Tugev ja sitke. Kuradi. Tuli valetab raibe niimoodi, et no mis siin ikka juhtus, no otsiti maja läbi, pommikoirad ja kogu laks. No. Relva ost, müük ja lõhkaine käitlemine. Miks ma niisugust asja teen? Ma ei oska sulle seda öelda, miks ma seda teen. Kauemaks kui 3 päeva ei tohi ära minna, jah. Pean teatama. Ei no kuule, ega mina ei ole jurist, kui nad tahavad, no arvestades minu positsiooni Eestis, kui nad must tahavad näidispoomist teha, siis ma olen kinni, jah. Kulla sõber. Vaata, ma seletan sulle. Kinni istumine kuulub rokkari elu juurde. See on osa meie elust. See ei ole midagi erilist, see on tavaline, no. Mis püksi panna? Ma ei lase endale isegi vaadata, ta ei tohi mulle otsa raisk. Ori vaatab maha, kui peremees tuleb. Saad aru, maha vaatab. Ja vaatab otsa siis, kui lubatakse. Vot siin on nüüd, kui sa sellega vaatad, siis on siin näha see süsiniku diffusioon, mis nüüd sellest tumedamast osast läheb sinna heledamale, kus see süsinikurikas teras annab ära endast süsinikku ja rikastab enda kõrval olevat süsinikuvaest terast. Siin on näha hästi see. Ja siin on ilusti näha, kus ta niimoodi sujuvalt läheb üle. Mina väike poiss olin siis lastekodus, siis esimene nuga, mis ma endale tegin, oli uisurauast viilisin välja ja karastasin ära ja sellega oli hea metsas käia, igasugust vibu teha, nooli teha. Sellel ajal oli ikkagi, see oli nagu, kuulus poisiks olemise juurde.
aga tänapäeva lapsed ei lähe metsa vibu tegema, kui just parasjagu isa ei ole nii tubli mees, et näitab, et käega on võimalik teha väga huvitavaid asju. Mul omal lapsi pole, aga ma ei, omal poeg oleks, siis mina küll viiks ta noorest peast metsa ja õpetaks talle, kuidas siin naisel ka tütred ja need on omakorda sünnitanud ka tütred ja poisse pole. Ja üldse tänapäeval on see häda, et meheks olemist nagu ei õpetata. No nii ta läheb, tulevad pehmod reis. Pole ime, et nad pärast siis pederastideks lähevad ja noh, ilma kodumaata ja ilma arusaamadeta poeglapsi. Ja võib-olla, vaata, mulle lapsed muidu meeldivad, aga kurat seda teab. Nüüd ma tagantjärgi mõtlen, et tead ei ole, aga minu elustiil oli vahepeal ikka siuke, et no ma sõitsin Ameerika autoga ringi ja raha oli ja noh, ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, võib-olla kui mul oleks lapsed, võib-olla ma oleks hoopis teistsugune inimene. Ma olen kasvatanud ilge pinutäie kasulapsi ja minu lastel on kõik olemas olnud, mida nad on tahtnud. Ma olen väga tänulik selles mõttes, et ta on andnud mulle elukutse ja minu ettevõtte täna püsib ikkagi nende teadmiste najal, mis ta mulle andis. Et ma jätsin kooli pooleli ja hakkasime koos ettevõtet temaga rajama. Ma ei tea küll, mis oli enne seda, kui ta mu emaga koos elama hakkas. Et noh, seal oli see vangla ja lastekodu ja nii edasi, aga mina tean teda nagu ülitööka inimene meesena. 91. aastal ma jätsin kooli pooleli, hakkasime koos tegema seda sepatööd, siis ega meil vabu päev ei olnud. Ja ega mingi 14 tundi tööpäeva ei olnud üldse imelik. Me tegime kogu aeg tööd. Ja siis tuli see periood, kus ta enam üldse tööd ei tahtnud nagu teha. Siis tuli alkohol, kõik muud need ringisõitmised sõprade juures ja nii edasi ja no eks see siis lõhkuski ära selle minu emaga koos elu. Aga nüüd ta jõuab uuesti nagu sinna faasi nagu aina rohkem, et kus ta jälle see, nagu see alkoholid ja need asjad ei ole nagu tähtsad, et on nagu rohkem pere ja töö ja aga noh, niuke, et ühes inimeses nagu nii mitu inimest. Ma ütlesin, ta on nagu inimkraana. Mats, nii, tundub hea. Esialgu loodan, et on hea. Ja siis nüüd... Seda raiski ei lähe siit. No nüüd oleks. No jumal olgu tänatud, et lasi tõde jälle sedamoodi paista, see on kõrgem. Võtsi lood. Kaid ja koskama. Ma räägin, kuidas diagonaalidega mängimine on. Ja seda pidi oli õige. 3, 2, 7. Siin on kivitsit, ei ole edasi vaja üldse kaevata. Siin on kivi ees ja see on juba kõva, noh. All on savi. Minu teadmised põhinevad ennekõike sellel, kus on maa seest välja tulnud mõõgatükid. Ma olen teinud nendest lihve, analüüsinud, kuidas nad on tehtud ja selle põhjal ma üritan ka seda mõõka teha. Kõrvale tulevad nüüd, eks ole, veel nii, mõlemale poole üks siuke. On suurem kui see praegu, aga tuleb siia, nii et ta on mõlemal pool niimoodi. Ja siis see keedetakse kõik kokku.
Ja isa suri Eestis, ta jõi surnuks ennast ja Tallinna haiglas ta viidi haiglasse, seal ta suri maha ja ei viidud haiglasse. Ta suri seal ühe mingi kuradi oma kamraadi joomapunkris, kus nad jõid mingid surrogaate. Nad jõid ju, mida nad sellel ajal jõid, kõik mööblipolituri ja siis odekolonni ja Vesna oli ja siis olid need igasugused Frigo ja Hardi ja Aldi ja ega kuradi ikka vaata võta need kodus kasvanud inimesed ikka nagu see isa kodu jääb nagu meelde, eks ole. No mul samamoodi. Kõige vanast peast oleme kuradi fucking sentimentaalsed mootud. Ei tea, kas see arvusega tuleb raisk. Siin oli iga hommik tõusid üles teadmisega, et sa pead enda seisma. Põhimõte oli väga lihtne, sure ära või saa tugevaks. Väga paljudel jättis see nii kõva jälje, et need vennad tulid vanglasse, läksid kogu aeg. Aga väga paljud õppisid hakkama saama aga üks asi sai selgeks, et kui sa ise ennast ei aita, siis keegi sind aitama ei tule. See on minu lastud siin. See on minu lastud. Need ülemised on minust ka. Sutsa tegime raisk, eest tupitav kurat. Ja sellega lasime raisk. Hea oli paugutada. Vaata, mind suunati siit Riisiperest Supikasse Pärnusse. Aga nagu ma juba ennem olen maininud, ma jälestan puutööd. Ma läksin selle direktori juurde Supikas, et andke mu paberid siia, et ma lähen otsin kuskile, kus saaks rauatööd õppida. Selle peale ütles tooli direktor, et sina on nagu riigitaburit. Sind on siia pandud ja siin sina oled. Ja siis selle peale ropusuuga poiss, nagu ma olen, ma saatsin ta muidugi tagapalgesse ja ütlesin, et Janna paberid jääb tont sinuga. Käisin läbi, ma pakun välja ikkagi üks, kurat, 40 ettevõtet raudselt. Kes siin võtab, kurat? 15 aastane, mingi teerijal midagi ei ole. Kõht oli tühi ja kuskilt midagi võtta polnud ja ainuke asi, mida ma teha oskasin, oli kakelda hästi. Ja nii ma tänava elu peale sattusin. Et kui ma väike oli, siis ma ikkagi mõtlesin selle peale, et mina oma pojale küll olen nii hea isa, et tema ei peaks lastekodus olema. Et nii palju peaks minus meest küll olema. Umbes siukses laadis ma mõtlesin. Aga üks asi, mida ma kohe kindlasti mõtlesin, oli see, et mitte kunagi vedelik pudeli sees mind kamandama ei hakka. Ja ei ole kunagi kamandanud ka.
lause raisk. Rohkem ei jaksa. Ei rohkem ei jaksa. Rohkem ei jaksa. Eks teda raiska tuleb veel taguda. Aga siis lõigatakse niimoodi sisse siia. Ja siis keeratakse need niimoodi. Ja see osa keedetakse kinni. Mul on üks sõber, kes ütleb, et kõikides asjades on süüdi juudid. No on ka, aga... Ja tema ütleb nüüd sellist asja, et kõik mehed, kellel kurat oli mune, need läksid sõtta ja said surma seal. Me oleme nende kuradi jobude järeltulijad, kellel ei ole mune enam raisk. Mina ütlesin talle selle peale, et kui sa veel korra seda ütleb, ma olen su pea lõhki ahvraisk. Ütlesin, aga on ju nii. Ja siis, kui oli esimene see kuradi neegrite vastane demonstratsioon, ma helistasin, et tule ka või. Kuule, ma ei saa, hakkas seal vingerda. Ma ütlesin, vaat nüüd ma tean, et sa oled jobude järeltulija raisk. Sa ei suuda isegi meelt avaldada raisk. Kuradi ahvid raisk. Jälestan ahve raisk. Ja siis kuulata nende kuradi äbarike juttu, et umbes, et see peale suurt katku jäi meid nii vähe alles ja näed ikka, jäime püsima ja nii ja naa. Olukord on kardinaalselt muutunud. Jaa, sest et siis oli see, mis alles jäi, oli terve. Absoluutselt. Ja parimad ei alles, nendel ju külge ei hakanud. Ja naised olid naised ja mehed olid mehed. Jah, täpselt. Hommik. Näe, närakas. Ilus. Jaa. Uus. Tutikas, 49 aasta. Aga ütle mulle, kuidas ma neid kätte saan, need liistud siit. Tagant tangidega võtta. Kus kohalt? Teist pidi. Ja siin ei ole vist enam midagi, millest kinni võtta, vaata, näe. Ära ainult kõverast ja siis on kõveri. Sul pole aamret kodus. Ja hakka raisk. Siin on veel ülikõva raisk. No need on ka joodetud kõik taha. Aga mida türa ta joodetud on, siin ei ole ju... Aga millega ta joodetud on? Siin jootmiskohta kelle näha ju. Dinamo kannatab siia joota. See on proomitud. Mina jootsin Dinamo. Tõmbad matiks. Ja jääb kinni küll või? Ei, siis peaks jääma. Iseenest see peaks roostava liist olema sul. Siin pole ju roostet olla. Magnetit on sul või? Ei ole. Valjukat. Näed, seal peal on tuuleraha. Näed, sõber tõi mul Indiast, näed, A-kristiga tikud rais. Ülikõva või? Ja 35. aasta Norra sigaretid. Näed, siin on, näed, tuuleraha. Siin on
Aga siin magnetit ei ole. Vaata, kus venelane tegi kõlli ilma magnetita. Aga mis aasta sigaretid on? See tehas vist töötas enne sõda 3 aastat pärast. Need peaks enne sõja sigaretid olema. Terve plokk Sefkalga. Oleks peanud omale ka kuradi nuia. Ma ei tea. Enam sa käia ka midagi teha. Putsi, mul on kuradi vaja. Ma pean siit maha võtma raisk. Vägi tulebki selle sama silitamise ja selle katsumise ja sinu energeetikaga siia sisse tuleb vägi. Ega teda muidu ei tule. See tunne pannakse kõik mõõga sisse, mis sul on, kui sa teda teed ja lihvid ja see tunne läheb mõõga sisse. Ja see jääb sinna. Sina kõnged maha ja see on kõik siin sees alles. Ei kao kuskile. Ja mul kamraadid ütleb, et sul on tüdrukud õpivad sepatööd, mis sa paned neid või? Mis mõttes? Ükski kuradi pedagoog ei kepi oma kuradi õpilasi, jumalauda. See on ju mõeldamatu, kurat. Ta pole, mida ei saa muidugi õppejõudude kohta öelda, ma ei hakka nimesi nimetama, kes on seda korduvalt üritanud. Ja see Perejopka käib praegu Kunstiakadeemias samamoodi. On teada faktid ja nii edasi. Aga lihtsalt, kurat, inimese sees peab olema mingisugune kord, mingisugused sotsiaalsed normid, milledest kinnipidamine on normaalne. Seda peab nagu loomupäraselt teadma.
no kurat seda, kuidas see võimalik on loomupäraselt teada, mu isa oli retsidivist, ema oli retsidivist, mõlemad jõid ennast surnuks, eks ole, on ju. Kus ma selle saanud olen siis? Sepast ma kuulsin siis, kui ma kooli läksin. Väga paljud olid temast legende on väga palju. Ja ma teadsin, ma tahan väga hea meistri käe all õppida. Kui palju minust seppa saab või metallikunstis on nii palju muid võimalusi ka, et tänapäeval on see tehnoloogia ikka väga kõvasti. Seal tuleb kindlasti sepislikku asju. Seda näitab aeg. Seega ma nii palju ette nüüd ka ei mõtle, et siis kui ma koolis läksin registreerima seda praktikat ja ütlesin, et ma lähen sepatõmmi juurde praktikale, siis minu õpetaja ütles, et ta sööb mind elusalt ära. Sest et tal on siuke väga, ma ei tea, kuulsus, et ta on hästi karm kõigiga, mis on ilmselt põhjusega. Ja siis ühesõnaga ma tulin siia ja selles mõttes esimesel päeval Tom pani ka istuma, et mitte midagi ei teinudki, et lihtsalt rääkis minuga juttu, et ta tahakski näha, et millega ma tegelen ja kes ma olen ja nii edasi. Ja siis ma jäin tema juurde õpilaseks ja olen siiamaani. Löö ta pihta, raisk, anna talle türa niimoodi, et nii väga hea, ära nüüd üle ka pinguta, raisk. Sul on jõnks üleval, sinu pool on jõnks, löö see maha. Ilusti ühtlane peab olema, jah? Näita siia. Ära sa ütle. Aga kõver. Siia külge natuke väike kõks. Ei löö sinna raiski. No nüüd lõid teise poole kõveraks. Väike kõks ei ole kuradi... Ei ole sirge. Hop! No nüüd on. Sa oled nii vähe löönud, et ma ei saa aru, kummalt poolt sa üldse lõid. Noh, kui sa teda lööd, kui sa teda löödud ei saa. Raisk lõhku vähe. Sa nussid siin raisk. Keda sa türa tuled keppima siin raisk. Sina teed seda, mida mina tahan, mitte sina ei tee seda, mida sina tahad. Arvesta, sulametall on pinna peal. See lendab. Löögid tihedad ja keskmise jõuga. Ja tingimata, et jääks toorik ka ühelt poolt lüües sirge, et ta kurat kõveraks ei lähe sul. Lööb. Kiire on sellega. Löö, edasi veel. Sinnamaani kõik. Ja, nüüd teine pool kohe. Lööme, löök läheb kõvemaks. Nii, väga hea, teine pool. Nii, teine pool. See peab natuke aega pärast sõtkumist veel seisma ka. Tänapäeval on kuradi, seda ei saa ja seda ei söö ja ma ei tea, kuidas on võimalik niimoodi elada raisk, et sa ei söö seda, teist ja kolmandat raisk. Mis mõttes ei söö raisk.
kauss jalaga eest ära lüüa, 4 päeva nälgas raisk. Sööd hallitanud leiba ka nahku raisk. Nii. Raisk on mage. Ei saa päris. Ei no, see tegelane, see Jumal või, või siis tema poeg, see Jeesus või. Lahe säga muidu iseenesest. Aga ikka nagu kuradi Mooramaa värk raisk. Noh, oleks see kuradi Jeesus mingi Lembit või Tiit või. Siis võib-olla rahvas nagu võtaks vastu seda paremini. Ma ei tea. Aga see, et Jeesus neid asju seal tegi ja toimetas. Ega ta midagi valesti teinud ju. Midagi valesti teinud ju. Ikka meieti. Aga noh. Karastamisega on niimoodi, et vette teda päris karastada ei saa. Sellepärast, et ta ikkagi, noh, tal on küll niisugune juba, noh, lassus olemas, aga ta on ikkagi noolutatud ja ilmselt tuleb ikkagi õlisse karastada, aga selle jaoks on olemas niinimetatud kiire õli, mis koosneb siis mootoriõlist, automaatkäigukasti õlist ja diiselkütusest. Karastamisega tekivad tera sisse erinevad pinged. Üks molekul tirib siia, teine sinna, igaüks koosneb 3 eri materjalist, igaüks tirib teki enda peale ja kuna materjalide erisus on nii suur, siis peale karastamist tekivad siia pinged. Ja võt noolutamine on nüüd see terminist töötlemise viis, mille käigus need pinged leevendatakse. See tähendab, et need molekulid, kes pole jõudnud veel endale õiget nagu kohta leida või on jäänud pinge alla, siis noolutamise käigus teras rahuneb natukene, ei ole nii tige. Kadunud Mülleri nimeline mees oli siis õppejõud kunstiakadeemias ja tema ütles, et sepis on rauast tardunud mõte. Kui sul ei ole mõtet, mida sa tegema hakkad ja kuidas sa teed, siis seda tööd teha ei saa. Sa pead vähemalt 2-3 käiku ette teadma ja sul peab olema alati mitu suunda, kuhu sa saad minna. Aga kui juba metall mingi ütleme siis deformeerimise käigus hakkab sulle ülesandeid andma, et sa nüüd pead tegema nii ja enam teistmoodi teha ei saa, siis on ta sulle juba pähe istunud. Võib-olla siis veel ei ole, kui sa ühe käsu ära täidad, mis raud sulle ütleb, et no nii saad, teistmoodi enam ei saa.
siis on selge, ta on sul juba pähe istunud ja noh, see on nagu kuri naine. Mul on kõik käed noahaavu täis, näe. Siia on sisse löödud 2 korda. Siin on kõik noahaavad, need on blokkimiskäsi, kaklemise käigus on. Kõik on haavu täis, noh. Kõik, noh, siin on noahaav. Näed, see on noahaav. Näe, vaata. 18 kilomeetrit soolikat peus jooksin Venemaal. Venelased armastasid hirmust nugadega kakelda ja vaata, küsimus on selles, et ega kui selline situatsioon tekib, siis sa lähed automaatrežiimi peale. Sa tahad ellu jääda. Ja sa kasutad kõiki meetodeid, et ellu jääda. Mina olen inimesed silma peast välja lükanud pöidlaga, sellepärast, et elada tahtsin. Ja kakluste käigus ja ta oli nii palju suurem ja nii palju tugevama, et mul ei olnud muud varianti lihtsalt. Ma ei saanud tast, ütleme, kakluses jagu. Lükkasin silma välja pöidlaga ja peast. Ta lõi mulle kuradi, Märdes lõi mulle noaga põlve sisse, see oli nii valus, et ma võin, no kõik asi tuli püksi, noh. Saas mind niimoodi vihale, et inimesed tirisid mul ta pealt ära, kui ma lükkasin tal silma välja ja inimesed tirisid mu pealt ära, ma lihtsalt tuimalt tagusin teda, sellepärast, et sa lähed nagu täitsa segi peast. No, elada tahad ju. Nii, tagant otsast. Nii. Nii. Vaadata edasi ja külmalt. Teist sul niikuinii enam vaja pole, on ju? Ei. No võta siis kõik mäed, viskas need kasti siin. No kui võtame nüüd ikkagi olümpiamängudeks, hakkasime seal need karikavaarid ja need asjad sai ju tehtud. Kõik ju Toompea väravad ja need on ju kõik meie kätele vahelt lastud. Terve üleval on Toompea, kõik pikk jalg. Kui ma ütlesin maavanemale, et ma lõpetan sepise ära, ta küsib mu käest, et mis sa tegema hakkad? Ma ei tea, tundub, et ei ole vaja enam siia seppa. Omavalitsusjuhid ei tunne tauvi, arengut ei ole, siis mulle öeldi niimoodi, et aga head teed. Mootor on nii kaua seisnud, seda sitt ei käi ringigi vist ära. Ei, ta jäi sõidu pealt, ma arvan, et tal on 2 aastaga läheb ära, nii et kõredi. Ei tea, õlitatud kõik ja... Seal ei käi võib-olla veepumpki enam või? No, see veepump on nagunii vast asendatav asi, aga arvan, et Volvi-grupp ei karda seda. Ta on oma normaalset õlitust sõites saanud ju. Ja siin on Bolt. Rihmaratas on praegu täpselt õige koha veel. No see on tõesti haruldane. Nii. See on kinni. Teeme lahti natuke. Nii. Natuke tuli nahk maha. Aga midagi hullu ei tulnud. Verd ei paista. Te teete teada kah muidugi. Nagu alati. See on kuradi, no Luksepa põhireegel. Pooleks ja pool tiibu tagasi.
Я вообще не сниму. Saate nagu piibli ja Panete edasi või? enam-vähem sisse ikka. Sisse. No, aga oli vaimne. Запасas sopus nii püütas. Joo. Mis see firma? Siin on näiteks koos selle ettevõtjaga seal. My brother. Ma trinkan. Ma mäletan. Pagasnikud, et lahti taga kõik tehase värvad, nagu kuradi tutikas pagasniku põhjas kuskil täppi roostet ei ole. Mõtle, mitu pagulast sinna mahub. Tükeldatud peaks 11 tükki mahtuma. Praegult on kuradi elad teemad siuksed. Ei noh, selles mõttes, et minul ka kuradi, kui oleks ikka kuradi neeger tuleb siia, ütleb, et härra Liinaks, kas teil mulle tööd on pakkuda? Võtan tööle, kui ütleb eesti keeles. Aga need raiped ju ei hiitsi midagi õppida. Nad ei õpi midagi, nad ei hakka tööle, nad ei tee mitte midagi. Nad tulevad siia, need kuradi moslemi närakad, ja siis nad tulevad siia meie riiki ümber tegema. Saad aru, lihtviisil. Ma ei söö seda, ma ei taha seda, ma ei taha seda. Me ole seal, kus on kõik asjad olemas. See mõõga tegemine on noore mehe töö. Oh ei, tänapäeva noored ta tööd teha. Need tahaks niisama lulli lüüa ja klahvi toksida. Ma arvestasin kokku, et selle mõõga peal on vaja 6 eriala valdamist. See peab olema siin ajaloolane ja kuradi relvaekspert ja termist ja kuradi sepp ja kuradi lukksepp ja kuradi. Ja lisaks sellele sa pead olema ka väga hea käsitööline. Kui Läti pealt peaks kas või ühe detonaatori paugu Eestis tegema, me hakkame neile granaatakendest sisse loppima. Me ei lase neil ülbitseda siin. See on Eesti maa, see ei ole Afrika risk. Kui keegi vastu ei hakkas, nad lähevad järjest ülbemaks. Soomes nad on juba nii ülbed, et keelavad juba jaanitulesid ära ja ma ei tea, mida iganes. Tõsi ka või? Ja, noh. Kallid isad, kallid emad, vanaisad, vanaemad, vaarisad, vaaremad. Kuulake meid. Tulga siia Hiiepühale, siia vanale Harjumaale, vana Rapla kihelkonna nukka, Paluküla Hiiemäele. Tulga meie lastega, tulga meiega olema, tulga sööma ja joama. Tulge meid toetama oma hüvade motete, oma hüva väega. Vanad esad, vanad imed, hüvad isakesed, emakesed.
Toonela rahvas, Manala rahvas. Kui see elu nii lihtne oleks. Mõned vanemad annavad oma lastele, pärandavad majad ja maad ja minu vanemad ei andnud mulle midagi, kurat. Nad ei kasvatanud ka mind, aga nad andsid mulle ühe asja, mida igal inimesel ei ole. Ja tänu sellele asjale, mis nad mulle andsid, olen ma siiamaani elus ja polegi veel prügikasti ääres. Ja nimelt, nad andsid mulle ande. Ja tänu sellele andele ma olen suutnud siiamaani elada ja teha ja toimetada ja siblida siin maa peal ja kurati, see on väga suur asi. Ja ega see anne on ju siuke asi, et ega see on nagu pisik ikka kurat tagub endist, et kogu aeg ikka kuradi torgib sind, et tee jälle midagi vinget ja tee midagi ja tee jälle, tee. Ja siis sa teed, noh. Ma näen, vaata, siit tuleb nüüd lasta üks siuke liistakas, näed. Ja seda poolt läheb mul vaja. Ma saan võites vist üle ööle lasta. No ära lasegi. On vaja, ta on suht sirge, ma arvan. On. Lased kuradi saega lihtsalt selle õhukseks. Muud ei olegi vaja teha. Mul on seda jube raske käsitsi saagida.
hommikune rituaal siis? Mina ei suuda neid nii korralikult läbi kammida ja ma olen närvi. Sa kisud neid, sa kisud puruks ja mul on lihtsalt professionaalsel inimesel on valus vaadata, kuidas seda asja valesti tehakse. Seitsmepuu suits kaitseb sind terve aasta. Sinu peret, sinu koda. Tule siia, istu. Nende riistadega hakatakse mõõka keetma. Sellega ma palun väge ja Näe, lume all on ta kannab sood. Tule sina ära sealt. Puh! Maaemale. Palume omale väge maaemalt, kes on meile söe, leiva ja raua andnud. Istu. Palume omale väge, oma rahvale, omale perele. Mina palun Ilmarist ja maaluseid. Ja annab mulle tööd ja leiba. Muud pole midagi. Saw the face of an old dying man. Learn to listen, to love my fatherland. Life's a ramble in sunshine or in rain. Whatever frozen, spring gives life again.